Esimene Moosese raamat, 9. peatükk. Jumala leping Noaga. Ja Jumal õnnistas Noad ja tema poegi ning ütles neile: olge viljakad, teid saagu palju ja täitke maa. Teid peavad kartma ja pelgama kõik maaloomad ja kõik taevalinnud, kõik, kes maa peal liiguvad, ja kõik merekalad, need on teie kätte antud. Kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks. Kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi. Kummatigi ei tohi te liha süüa ta hingega, see on ta verega. Tõepoolest, teie eneste verd ma nõuan taga. Ma nõuan seda kõigilt loomadelt ja ma nõuan inimestelt vastastikku inimese hinge. Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi. Ja teie olge viljakad, teid saagu palju, siginege maa peal ja paljunege seal. Ja Jumal rääkis Noa ja tema poegadega, kes ta juures olid, ning ütles: mina, vaata teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid ja iga elava hingega, kes teie juures on, lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma. Ja Jumal ütles: lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel, igavesteks põlvedeks on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas. Ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas. Ja Jumal ütles Noale: see on selle lepingu tähis, mille ma olen teinud enese ja kõige liha vahel, mis maa peal on. Noa ja tema pojad. Ja Noa pojad, kes laevast välja tulid, olid Seem, Haam, Jaafet ja Haam oli Kaanani isa. Need kolm olid Noa pojad ja neist rahvastus kogu maa. Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe. Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgisenese paljaks. Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues. Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu. Nende näod olid ära pööratud, nõnda, et nad oma isa paljast ihu ei näinud. Kui Noa ärkas oma veiniuimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud, siis ta ütles: neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks. Ta ütles veel: kiidetud olgu Issand, Seemi Jumal, ja Kaanan olgu tema sulane. Jumal andku avarust Jaafetile ja Noa elas pärast veeuputust 350 aastat. Ja kõiki Noa elupäevi oli 950 aastat. Siis ta suri. Aamen. Psalm 3, Taaveti laul. Kui ta oma poja Absalomi eest põgenes. Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu. Paljud ütlevad mu hingele, ei ole temal päästet Jumalas selle. Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees, minu au, sa tõstad mu pea üles. Veata Jehova magen, baadi, kvodi, unarim roshi.
Oma häälega ma hüüan issanda poole ja ta vastab minule oma pühalt mäelt Seela. Ma heitsin maha ja uinusin, märkasin unest, sest issand toetab mind. Ei ma karda rahva must tuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu. Tõuse issand, päästa mind mu Jumal, sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu. Sa oled murdnud õelate hambad. Kumma Jehova Oshieni Elohai, ki hikita el kol ojavai lehi shne reshaim shiparta. Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu sinu õnnistus, Seela. La Jehova Yeshua, Allameha Virhateha, Seela. Saalomoni õpetussõnad 7. peatükk. Võrgutuse kurvad tagajärjed. Mu poeg, hoia mu sõnu ja pane mu käsud enesele tallele. Pea mu käske, et sa jääksid elama. Hoia mu õpetust kui oma silmatera. Seo need enesele sõrmede ümber. Kirjuta need oma südame lauale. Ütle tarkusele, sa oled mu õde ja hüüa arukust sugulaseks. Et see hoiaks sind võõra naise eest. Võõramaa naise eest, kes räägib libedaid sõnu. Sest oma koja akna avast ma vaatasin ja nägin kogenematute seas. Märkasin poiste hulgas arutud noormeest. Ta käis mööda tänavat kuni selle nurgani ja sammus siis naise koja poole. Videvikus, kui päev jõudis õhtule, südaööl ja pimedas. Ja vaata, naine tuli temale vastu, hoora ehtes ja kavala südamega. Ta oli rahutu ja isemeelne, ta jalad ei püsinud kodus. Mõnikord oli ta tänaval, mõnikord turgudel ja ta varitses iga nurga juures. Ta haaras temast kinni, suudles teda ja ütles temale häbitu näoga. Ma pidin viima täna tänuohvreid ja ma tasusin täna oma tõotused. Seepärast ma tulin välja sulle vastu, sind otsima ja ma leidsin su. Ma katsin oma voodi vaipadega, kirju Egiptuse lõuendiga. Ma riputasin voodisse mürri, aaloed ja kaneeli. Tule, joobume kallistustest hommikuni, tundkem rõõmu armastusest. Sest mu mees ei ole kodus, ta läks pikale teekonnale. Ta võttis rahakukru kaasa, ta tuleb koju alles täiskuu ajaks. Ta võrgutas teda paljude meelitussõnadega, ahvatles oma libedate keeltega. Äkitselt läks mees temale järele, nagu härg, keda viiakse tappa, otse kui jalarauad meeletu karistuseks. Nagu lind, kes tõttab võrku ega tea, et see maksab tema hinge, kuni nool lõhestab ta maksa. Ja nüüd, pojad, kuulge mind ja pange tähele mu suu sõnu. Ärge pöördugu su süda tema teedele. Ärgu pöördugu su süda tema teedele. Ära eksi tema radadele. Sest palju on maha lööduid, keda tema on viinud langusele. Rohkesti on neid, keda tema on tapnud. Tema koda on põrgutee, see viib alla surmakambritesse. Markuse 5. peatükk. Jeesus ajab välja rüvedad vaimud, ebapuhtad vaimud. Ja nad tulid järve vastaskaldale, Gerasalaste maale. Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene, kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada. Sest meest oli küll korduvalt pandud jalaraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad ning keegi ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel, karjus ja tagus end kividega. Ja nähes kaugelt Jeesust, jooksis ta ja kummardas tema ette maha ja kisendas valju häälega. Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Manun sind Jumala nimel, ära piina mind. Sest Jeesus ütles talle,
rüve vaim, mine sellest inimesest välja. Ja Jeesus küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta ütles talle, Leegion on mu nimi, sest meid on palju. Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt. Aga seal oli mäe peal suur seakari söömas ja nad palusid teda, saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse. Ja Jeesus andis neile loa. Ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja seakari sööstis järsakult järve. Neid oli ligi 2000 ning uppus järves. Ja seakarjused põgenesid ning teatasid sellest linnas ja maal. Ja inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud. Ja nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatut, kelles oli olnud leegion, istuvat rõivastatult ja selge aruga ja nad lõid kartma. Ja pealtnägijad jutustasid neile, mis oli juhtunud kurjast vaimust vaevatuga ja samuti sigadest. Ja nad hakkasid Jeesust paluma, et ta läheks ära nende paikkonnast. Ja kui Jeesus oli paati astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga. Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle, mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja ta on sinu peale halastanud. Ja mees läks ja hakkas 10 linnamaal kuulutama, mida kõike Jeesus talle oli teinud ja kõik panid seda imeks. Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus. Langes Jeesust nähes ta jalge ette maha ja palus teda väga. Mu tütrek on hinge vaakumas, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja Jeesus läks temaga. Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusi Jeesusest, läks rahvahulga seast ta selja taha ja puudutas Jeesuse kuube. Sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta verelätte ja ta tundis oma ihus, et ta on paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid? Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud, mis sa enam õpetajat tülitad. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles sünagoogi ülemale, ära karda, usu ainult. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse venna Johannese. Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. Ja võttis kinni lapse käest, ütles talle, talita kum. See on tõlkes, tüdruk, ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Ta oli juba 12-aastane ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada teada,
ja käskis anda tüdrukule süüa. Aamen.